Eesti Vabariigi president Alar Karis võõrustas kaitseväelasi, kes siirduvad aprilli jooksul välisoperatsioonile Iraaki. Presidendi roosiaeda kogunesid üksuse liikmed koos lähedastega. Task Force Stone koosneb Escoi 18-st, kes on komplekteeritud Scouts-pataljoni baasil. Ja nende peamisteks ülesanneteks on need samad baasikaitseülesanded, kiirreageerimisülesanne, isikukaitseülesanne. Teine suurem element, kes meil välismissioonil kaasas on rahvuslik toetuselement, kes on toetusväe juhatuse poolt komplekteeritud ja kes toetab tervet kontingenti erineva materjaliga, kuulidest alates, lõpetades snäkkide ja pidupäevade söögiga. Meie ülesanded, mida me täitma läheme, on baasikaitseülesanded, baasi kiirreageerimisüksuse ülesanne ja meil on ka selline ülesanne nagu isikukaitse, mis tähendab seda, et me turvame tähtsaid isikuid, kui nad liiguvad ühelt kohtumiselt teisele või teevad midagi muud taolist. Ma arvan, meie kõige suurem tugevus on see, et me oleme väga töökas rahvas üleüldiselt ja see väljendub meie sõduritest samamoodi. Ehk siis nad teevad väga palju tööd selle nimel, et olla tublid sõdurid ja täita oma ülesanne 110%. No kindlasti sõduri enne, mida ma ka juba olen korra soovinud ja see, et sealt tuleksid kogemused ja õpitakse ja see aitab ju meie kaitseväge arendada ka siin, kuigi need kogemused võib-olla on natuke erinevad, aga siiski on need ju ülekantavad ka siia meie vajadustest lähtuvalt. Esiteks nad on ju vabatahtlikud, nad tulnud siia seda tegema ja teiseks nad näitavad teatavat eeskuju. Kui meie pinnal siin ei ole nii ohtlik, siis aga see võib ühel hetkel olla ja nemad on need, kes on valmis praegu seda tunnetust kätte saama ja ma arvan, see aitab ka mitmelgi noorel tulla kaitseväkke oma teenistust tegema ja ei kaldu sellest kõrvale. Ameerika Ühendriikide poolt juhitud operatsioonil Inherent Resolve osalemisega annab Eesti otsese panuse võitluses terrorismi ja teiste tõsiste julgeolekuohtude vastu. Eesti kaitseväelased on osalenud erinevatel välisoperatsioonidel juba 1995. aastast.